siis ma sõidan täna õhtul, sõidan ära. Ma sõidan kohale. Järgmine hommikul kell 8 olen rivis. Ma teen oma 24 tundi ära ja siis ma sõidan tagasi koju Tallinnasse. Ja see on väga, ma olen sellega harjunud. Ja kõige pullim on see, et algusaastatel oli see väga selline asi, et mulle kirjutati mingisugune leping mingi teatud kindlaks ajaks. Näiteks ütleme, see oli esimesel kohe, ütleme 6 kuud. Siis seda pikendati, siis jälle pikendati, siis pikendati ja pikendati. Aga kõige pullim oli see, et paar korda oli see, et ühesõnaga, see oli just suvel, öeldi, et kuule ära rohkem nüüd praegusel, või tähendab ära järgmine vahtund tuleb puhka ennast välja. Ma olen laeva peale, ma astun laevast välja, ma olen Eesti poole peal, ma kõnnin mööda galeriid, et minna nüüd sinna terminali. Ja siis tuleb kõne ja öeldakse, et kuule, valetasin, tule järgmine kord tagasi. Et ühesõnaga, seda oli päris mitu korda ja siis ka vastavalt sellega ka siis lepingut pikendati, et 3 päeva kaupa või 4 päeva kaupa see oli, kuidas see värk on. Niimoodi. Nii, ja et üldsegi nüüd ühesõnaga siis Soome kandideerida on vaja nüüd väga palju dokumente. See nüüd on agitatsioon, tulge Soome või see kui võimalus, jah? Ei, ma räägin nagu võimalusest. Ühesõnaga, ma ei saa agiteerida mitte kedagi, sellepärast, et pädevus. Ma ei oska ka selleks, ma olen sellest nii kehv. Võib-olla enne seda natukene järsku avad seda, et kuidas üldse see Soomes hetkel on, et kas on nagu päästetöötajate puudus, harjutab ette valmistatud, teatud generatsioon eest liigub minema, ei tule piisavalt peale, et kas ka sellist midagi või et... Minule teada ole. Ütleme sedasi, et meil on tõesti antud momendil on päästetöötajate puudus ja me läheme minimi peal, et meil on väga miinimumi peal kõik inimesed ja mis see teil siis seal Sipos või Loviisas selline ühe valvemeeskonna suurus on? Porvos 6 meest, Sipos 4 meest, Loviisas 4 meest. Siis päästemeeskond saab kutse, siis 4 meest, 4 sukeldut on peal. Võtta, nii see päriselt ei ole. Et meil on ikka natukene teistmoodi need asjad. Soome seaduste järgi on sedasi, et miinimum on 2 suitsusukeldajat ja nad võivad alustada suitsusukelduma siis, kui on teada, et järgmise autoga tulevad vähemalt 2 juurde. Ehk kui vaadates nüüd nagu sellises laias laastus on sedasi, et ütleme sedasi, et Porvost peaks nagu tulema, kui Loviisas midagi läheb põlema ja siis Porvost peaks olema siis 1 põhiauto juurde. Nüüd me ei räägi vabatahtlikest, me räägime nüüd põhiautodest ja kutselistest, siis on meie selle vahemaa on 40 kilomeetrit ja 40 kilomeetri sõitmiseks suur autoga võtab keskelt läbi, kui on väga hea juht ja nõnda edasi, siis ikkagi vägisi läheb 20 minutit. Siis see sukkerdamine ära tehtud juba? Siis mida me seal teeme siis? Need inimesed, kes seal on, ootavad seda, kui see tuleb, aga see on elu. Kõik jäävad ikkagi raha taha jääb seisma ja isegi kui meil on praegu võimalus võtta inimesi juurde, ei jätku meil raha, et täita neid vakantseid kohti. Ja nii see praegu on. Midagi see on, aga te vist kõik teate, et Soomes on ka suured kokkuhoiupoliitikad ja nad on teinud väga suuri vigu, mida nad üritavad praegu parandada, aga see parandamine ei võta, see ei tule nii kiiresti, see võtab nüüd natukene aega. Aga me tasakesi ikkagi üritame. Meil on ka isegi praegu peaks olema, kui nüüd sügisest üritame saada 2 tuletõrje kohta täidetud ja selle jaoks tehakse konkurss ja siis vastavalt sellega siis peab nagu seda tegema. Aga et sinna üldsegi saada,
ja kui need nüüd siis ütleme koolitused ja kõik need paberid ja nõnda edasi pakkida nagu kokku, siis kõiki neil tuleb see ära tõlkida, notariaalselt tõlkida ja siis see ka tuleb notariaalselt kinnitada. Ja kõik need tõlkijad asuvad siis Soome siis suursaatkonnas. Peab sinna need paberid viima, need tõlgitakse ära, raha eest loomulikult. Siis kõik, absoluutselt kõik paberid, mis on, mis puudutavad koolitusi siinpool ja sealpool, oleks samamoodi need kõik ühte pakki panna. Nii, kindlasti võivad olema C-kategooria load. Sellest ma võin ka rääkida kihvti loo. Ma olin Soomes tööl ja mul ei olnud neid C-kategooria lubasid. Aga mulle öeldi, et kui sa tahad selle kohta saada, et mitte olla jälle see lepinguline, siis tee need load ära. Ja ma mõtlesin, et kõige lihtsam on teha seda lubasid Eestis. Need on palju odavamad kui kuskil mujal. Saab ikkagi aru ka, mida sa õpid. Ja läksin siis Eestis siis ka autokooli. Kõik oli väga hea, kõik läks väga hästi, kuni sinnamaani, kui me hakkasime tegema siis ka neid sõita. Ja siis kogemata selle õpetajaga siis tuli nagu jutuks ja siis ütlesin, et ma vajan nagu tuletõrjesse ja autojuhi lubasid Soome. Ja siis ütled, et issakene, aga mida sa siin teed? Et need load, mida ma praegu sulle annan, ei kõlba Soomes, tuletõrjes, ammugi mitte. No siis ma koristasin oma kompsud jälle kotti ja siis ma pidingi minema Soome tegema need lubasid. Tegin ära, load on olemas. Niimoodi. Ja nüüd on ja mis ma peaksin siis sellega ütlema, et ühesõnaga ja mul tuli vähe nagu katka tuli nüüd, sellega tuli sisse nüüd, või tähendab, tuli väikse paus tuli nüüd praegu sisse selle jutuga, kuhu ma tahtsin nagu jõuda, aga põhimõte on selles mõttes, et kui nüüd kõik see pakk on nagu koos, siis see pakk tuleb saata Soome haridusametisse, kus on siis just nimelt üksikune osakond, mis vaatab ära, kui pädev sa sellele kohale oled. Ja kas sa üldsegi oled nagu kvalifikatseerud sinna ja kui sealt tuleb see positiivne paber, siis saab hakata ka Soomes siis kandideerima. Niimoodi. Ma ütlen päris ausalt, et eestlasel ei ole seal lihtne läbi lüüa. Sa pead kogu aeg ennast nagu kuidagi tõestama, et sa oled ikkagi sama vääriline nagu need teisedki. Pluss siis veel see, mis on, et seal on küll kirjutatud, et kandideerimiseks pead sa oskama mõlemit riigikeelt, ehk siis on soome ja rootsi keelt. Mina rootsi keelt ei oska. Tegelikult natuke oskan, aga see ei kuulu siia päris momendil. Aga põhimõte on see, et see soome keele oskus on nii tähtis, et sa pead ikkagi ka erinevate inimestega nagu siis, me kõik räägime nagu natuke erinevalt, isegi eestlased natukene, et sa pead aru saama, mis sealt nagu tuleb. Ja nüüd kui näiteks meie regioonis on näiteks ütleme Savost, mis väänavad seda keelt nii, et aru ei saa, mida nad räägivad ausalt öeldes. Soome keeles nad väänavad seda nii, et keegi aru ei saa, mis nad räägivad. Tihtipeale peab küsima, mida sa selle all mõtlesid, ka tavalised inimesed. Siis on seal Turu, on täpselt samamoodi sükune, ja siis on muidugi see Helsingist mõned inimesed ja siis on see Helsingi släng, mis on absoluutselt sükune, et keegi sellest aru ei saa. Ehk siis see on nagu läheb keeruliseks. Niimoodi. Ja nüüd ma peaksin ütlema, et ma sain siin mõned aastad tagasi, ma sain ühe kõne täitsa suvalelt inimeselt, ühelt eestlaselt, kes ütles, et tema tahab ka tulla Soome päästjaks. Ta tegi omad asjad korda ja ta on seal ka meie regioonis päästja. Et nüüd meie regioonis on siis 2 eestlast. Niimoodi.
tulen selle juurde veel tagasi, et kui ma olin juba Soomes olin tööl, sain ma ka väga hästi läbi oma uute töökaaslastega ja kuna eestlased olid väga kiiresti läinud nagu edasi kõigi tehnika ja ka nõnda edasi, siis me tegimegi väga palju tutvumisi siis Eestis, kus siis olid siis ka kursuste kaaslastega ja käisime siis imetlemas siis seda Katariinasid, kuidas nad on, mis seal sees on, mida nad teevad, varustus, kõigi nende asjad nõnda edasi. Ja mõtlen, et tänasel päeval, kus ma töötan, siis on ka samas ka väga head autod, kõik on nüüd tipp-top, et me ei saaks enam, me ei ole nagu maha jäänud selles suhtes, et oleme enam-vähem teiega samas. Kas sa meile pärast räägid ka sellest, kuidas nii-öelda Soome päästesüsteemis, kelle vastutusel on autode hankimised? Oi, see läheb nii keeruliseks, et kui ma nüüd sellest, ma räägin sellest väga lühidalt. Ma kirjutasin isegi selle välja. Et see on nüüd, kui ma nüüd teen selle hästi nii, ühesõnaga. Soome on jagatud siis heaolu piirkondadeks ja neid on 21 ja mina sinna heaolu piirkonda siis kuulub kogu see avalik sektor, ehk siis ütleme siis tuletõrjed, päästjad, meditsiinid, absoluutselt kõik siukene asi. Niimoodi. Kas politsei ka? Politsei ka sinna, jah. Mina olen siis Uusimaa heaolu piirkonnas ja sinna alla kuuluvad siis Helsingi, Lääne, Kesk ja Ida-Uusimaa. Võiks öelda, et nagu see Tallingi on riigis on sama ka Helsingi, aga nüüd kuna meil see heaolu piirkond, mis seda kõike hõlmab ja mida nüüd Soome kutsuvad hikluks, sest Soomesse meeldib kõikidest asjadest võtame mõngi tähed, panna need ritta ja öelda, et see on see. Nüüd see on hiklu alue või piirkond ja siis see tähendab ka sedasi, et ükstas kama, mida nüüd tehakse, mida vaja on kogu see, tehakse nagu siukene hange. Et sinna kuuluvad siis kõik see nüüd need 4 piirkonda. Ja näiteks ütleme, et kui nüüd vajatakse näiteks tossu, pluusi, ükstas kama mida, siis see on üks hange. Ma ei tea, kas see nüüd raha kokku hoiab, mingil määral kindlasti, aga selles mõttes, et mida rohkem sa ei ostad, seda odavamalt sa peaksid saama. Aga kuskil alati on mingisugune see alumine piir, millest alla minema ei saa, ei lähe ja Soomes on see asi, et see, mida tellib tuletõrje, see on alati 3 korda kallim. See on juba nagu sukune rusikareegel. Niimoodi. Ja samamoodi on ka, ütleme, selle hiklu alla kuulub ka nagu meditsiinipersonal ja samamoodi on see, et neil on samamoodi, et on vaja süstlaid osta, siis ostetakse terve sellele piirkonnale, et jah, nii see on. See rahastus tuleb juba riigilt ja seda ma nüüd rohkem ma ei tea, ma ei oska enam öelda, siis, et kuidas see täpselt lähevad, aga meil on mingisugune võimalus hakata ka oma regioonist nagu asju nagu siis natuke ajama, läbi siis selle mingisuguste teiste asjade, kuidas see käib, täpselt ma ei tea, sest et see on omaette osakond. Kuna nad on EU-s, siis see peab olema EU üldine sihukene asi, et see hange ja siis on nii, et nüüd meil, mis meil nüüd oli, siin oli ma ei teagi, kuidas on Raunimaa pelastamine. Ma ei oskagi. Varingupääste, jah. Ütleme jah, see on varingupääste. Et me saime siis selle oma piirkonna siis varingupääste auto siis endale ja siis see oli ka õudne kemplemine ja nüüd see on selle alumisi piirkonna siis ainuke siis auto, mida hakkab siis teenindama siis kogu seda alumist piirkonda. Ja samamoodi on nüüd nii, et Vandal on näiteks kohtikante auto, sama põhimõte, et see on kogu selle regiooni auto, mitte on selle Vandal.
et see on nagu see kõik need ühishanked tulevadki sedasi. See on väga keeruline, aga ma arvan, et ma ei oska paremini seda seletada. Et see regioon, see nimetasid on ka see nagu samas heaolu piirkond. Jah. Niimoodi. Ja siis kes selle heaolu piirkonnast vastutab? Heaolu piirkonna pealik. Okay. Ja siis see on temana siis abi. Ja abil on veel abi. Ja siis abidel on nõuandjad. Ja nõuandjadel on siis töölised. Ja nad edasi, et ühesõnaga seal asemel, et püüdeti kokku hoida, nüüd läks hoopis suuremaks. See oli nüüd see kõige suurem viga, mis üldsegi sai olla. Ja räägi isegi VP koos ka natuke. Vabatahtlikust. Ikka. Niimoodi. Mõtleksin selles mõttes, et Soomes on kuidagi läinud sedasi, et need tulekahjusid on väga vähe. Ja kõige rohkem on ikkagi liiklusõnnetusi ja mere peal õnnetusi ja siis on ka ambulanssi väljakutsed. Ja peale seda, kui nüüd Soome pani kinni selle idaraja või piiri, siis oli sedasi, et praktiliselt iga nädal oli vähemalt üks Venemaalt tulnud auto, mis oli kuskil õnnetuses. Üks skama, mis ta oli, et sellega oli, see on nüüd see koormus on nagu nüüd ära jäänud. Aga ei tea, kui kauas. Sellepärast, et ja kutselistes, nüüd võib tulla väikese sihukese paari väljasõiduga ka. Et kutselites oli 24 oli meil meie regioonis, ehk siis Sibo, Loviisa, Porvos oli 2256 väljasõitu. Ja mis on väga tegelikult normaalne. Mõnusalt vähe, võiks öelda. Ja siis oli 251 ambulantsi väljakutset. Samal ajal kui meil oli nüüd, kui ma läksin, oli 52, nüüd on järginud 23 vabatahtlikku. Ja nii, ja siis vabatahtlikutel meie regioonis oli 959. väljakutsel. Kui palju? 959. Ja kõige hullem selle asjad on see, miks on nüüd väheseks jäänud, on see, et kui vanasti selle heaolu regiooni enne seda siis rahastas kõiki need asju ikkagi need kohalikud omavalitsused. Nüüd, kui see kõik läks riigi alla, on ka kokku hoida, siis hakati ka panema siis neid kinni. Mis on selle asjadest nagu kõige hullem on see, et ei tule ka neid noori enam peale. Isegi kui seda väikest kasvatuse varianti meil seal ikkagi on, et ikkagi lapsed seal ütleme, alates seal ütleme 7-8 esimesed, kes sinna tulevad, lihtsalt vaatama ja proovima riietust selga ja siis natuke teha seda teist ja kolmandat. Et noh, jah, neid nagu on, aga mida vanem sa saad, tekivad teised huvid. Trend on juba läinud sõpkuseks, et juba rohkem on meil neid noori on hoopis tüdrukuid või poisse. Poisid käivad siis ka tüdrukute sabas natukene aega. Neil on siis ka seal lõpus. Aga jah, siis tulevad teised huvialad ja kuidagi see kaob nagu vajub ära. Ja meil on meeldud nüüd selle juurde, et põhimõtteliselt on sedasi, et vana komando, vabatahtlik vana komando, seal ei ole eriti palju siis sotsiaalseid tilasid, ruume. Ja see on nüüd üks auto ja me nimetame seda satelliitkomandoks. See tähendab sihukest asja, et kui on tõesti hästi suur vajadus, siis võetakse see present selle auto pealt ära
ja siis see tõstetakse sealt või sõidetakse välja, kui ta sõidab ja siis sellega minnakse tuulepeale. kellega? vot see ongi see, et kui siin on nüüd satelliit, keegi tuleb. aga noh, see on väga siukene harv juhus. kas ma sain õigesti aru, et sa ei räägi praegu sellest satelliitkomandodes, need 23 toimivad PPP? jaa, need on praegu toimivad jah. mitte neist, vaid need, kes pandi kinni. Need on satelliidid. ja ei, osa on satelliidid, osa pandi jäädavalt kinni, et seal on siukene. ja praegusel momendil siis rahastame siis meie neid asju ja mis on siis erinevus siis poolvabatahtlikul ja vabatahtlikul. Poolvabatahtlikul on see, et nad saavad väljasõitudest raha ja kaetakse nende kulud ja kui sa oled lihtsalt vabatahtlik, siis ei saa raha, aga kaetakse kõik kulud. Oleme üritanud sedasi teha, et need vabatahtlikud, kes on siis merele väga lähedal, et me üritame siis seda paati neil korras hoida. Et paadiga saaks vähemalt merele minna, kui on vaja. ja see on siis vabatahtlikud on väga hea ressurss meile, sellepärast et kui me nüüd mõtleme, et meil pindala on väga suur ja meil on väga palju metsa ja meil on väga palju suured metsatuulepargid, siis on väga hea, et keegi nagu natukene toetab. ma ei tea, kui teil siin droonidega on, aga meil on nüüd väga palju ka vabatahtlikke on selle peale, et neil on nüüd droonid, et alati, kui tuleb see metsatuulekahju või inimeste otsimine, siis meil see droon ei ole, siis on see vabatahtlik, see, kellel on see droon olemas. ja me üritame ta võimalikult palju ikkagi kasutada just vabatahtlikke. Kui tuleb nüüd ikkagi väljakutse, mis on näiteks ütleme seal vabatahtliku komando seal ääres, siis alati seda ka väljakutsemine, see on nagu reegel. kui vabatahtlik ütleb, ma saan hakkama, siis kutseline võib võtta selle mitte minna koha peale. noh, meil on pikad vahemad ka seal, ütleme, et seal noh, ma ei hakka siin praegu viskama, aga on ikka päris palju. Niimoodi ja ma ütleksin nüüd sihukestesse, mis on siis nagu meil siis selles regioonis on kõige siis sihukesed ohtlikumad kohad. On nagu selles mõttes, et ma ei leiagi neid üles, kõiki neid asju. ja on öelda. Ühesõnaga, mis meil siis on? Loviisas on muidugi see tuumaelektrijaam. ja seal on nüüd sedasi tehtud, et sinna nüüd iga inimene ikkagi sisse ei pääse, seal nüüd viimasel ajal just peale seda ehitati siuksed raudväravad, sealt ei lähe mingi tank ka võist läbi. et see on jube, et siin üldsegi minna, siis sa pead kõige enam küsima turvameeskonnalt luba, siis võtma kaasa endale need isikut tõendavad dokumendid. ja asi on selles mõttes, et seal on omaette nagu päästekomando, kes siis valab seda territooriumi, ta kunagi sealt territooriumilt välja ei lähe. ja üks kord aastas on see lõppused, suured lõppused, kus siis kõik lähevad kohale ja siis on muidugi need tutvumisõppused ka. mis on muidugi sihukene asi ka, et siis operatiivkorrapidajad ja meeskonna vanemad siis teevad ka kaardiõppused, teevad kaardi peal mängivad läbi. siis on järgmine on Porvo lähedal on Kilbilahti, see on koht ja see on siis nafta rafineerimistehas.